see oli, ütleme, et see oli pikk protsess. Ma olin reisi peal ja Martin Pihlamägi helistas mulle pidevalt, et kas sa oled tulemas ja ma tegelikult, ma ütlen ausalt, ma ei tahtnud, ma olin juba käsipallist natukese juba väljas. Aga ta ikka suutis mind ikka nii palju veenda, et ma ütlesin, et ma tulen oktoobrikuust ja ma ütleks nüüd siiamaani kokkuvõttes, et ma olen väga rahul. Punt on hea, mängijad on tasemel, paremaks neid enam keegi ei suuda treenida, nüüd on vaja hoida ainult lihtsalt mängurütmi, distsipliini ja kui seda poisid suudavad, siis me jõuame 4 hulka, võib-olla jõuame ka finaali välja. Ma kujutan ise ette nii, et kui praegu esiliiga 3-4 võistkonda võiksid võita rahulikult ka meistriliiga viimaseid 3, võib-olla isegi viimast 4. Ütleme nüüd iga päev mitte ei võida, kõik oleneb sellest oleneb mängude järjekorrast, et kui teha siin 2 nädala pärast mäng, et siis me võidaks ka mõnda meistriliiga võistkonda. Sest mehed on tegelikult tasemel ju. Kui võtta nüüd siia, et noored mängivad, siis kõikidel nendele noormängijatel on esiliiga kõva varastus, seda mängivad siin ikkagi meestega. Ütleme, et Viljandil on noored poisid, Viimsil on suht noored poisid, Tallasel on suht noored poisid. Et ma isiklikult leian, et sest esiliigast on väga palju kasu. Kunagi ma mängisin oma Tallinna käsipallikooliga, mängisin esiliigat, me võitsime selle ära, me võitsime tänu sellele ära, et me kukkusime meistriliigast välja ja me jooksime teised lihtsalt üle. Nüüd enam sihukest asja ei ole. Siin Põlval on väga süsteemne mäng, kõik on meistriliiga kogemustega, tegelikult on esiliiga väga huvitav ja väga kogemustelikas. Ma loodan, et me jõuame sinna 4 hulka, me sattume kokku poolfinaalis Viljandiga. Kui mängudistsipliinist kinni jääb, siis mulle finaalis, aga mis edasi jääb, seda ma ei oska ennustada, see on juba 2 mängu jutti, ei ole meie suusel võistkonnal kerge mängida.